Nii, me oleme laivis. Tere kõigile osalejatele. Kui sa mind näed ja sa mind kuuled, siis võid vabalt chatis öelda tere. Need on juba kogunenud päris palju. Nii, tere Kadili, tere näen ja kuulen. Tere. Kes meil siin veel on? Meil on siin Anu, Clairion, Emilian, tšau Emilia. Tere Kärt. Nadežda, tere. Nadi siin, tere Nadi. Tanel, Saaremaa on kohal, väga lahe. Kes meil veel kohal on siin? Janne on kohal, Ahvenamaa on kohal. Tere Silje. Ahvenamaa, jess. Kes meil veel siin on kohal siis? Eve on meil siin. Kadri, Ribana, tere. Ülle on kohal, tere Ülle. Inimesi vaikselt koguneb. Väga lahe. Ja, öelge julgelt chatis tere. See chat on teie jaoks. See chat on selle jaoks, et me saaksime omavahel siis ka webinari ajal, kui on küsimusi või on sul ka kommentaare, siis julgelt ava see chat ja lisa oma mõtteid, mis sul on. Nii, kes meil veel siin on, kes on veel tulnud? Ulvi on tulnud. Kus te olete? Võite panna ka, kus keegi vaatab. Kus te Eestimaa otsas keegi on? Võib-olla on keegi, nagu Janne on Ahvenamaalt, aga kus te jälgite seda webinari? Nii, Mare on Saaremaalt. Saaremaa on meil esindatud, Järvamaa on esindatud, Harjumaa on esindatud. Näe, Pärnumaa on, meil on praktiliselt kõik. Tartu on olemas. Ilus. Valgamaa on olemas. Udmurdimaalt, aga vaatan Tallinnast. See on väga kihvt. Viljandi, Saare maakera. Tanel, hästi. Väga lahe. Nii, tundub, et Eesti on põhimõtteliselt kaetud. Ei ole veel kedagi, ei ole näiteks Ida-Virumaa. Oli. Kariine on Ida-Virumaalt. Väga hea. Ida-Virumaa on ka olemas. Kas Lääne-Virumaa oli ka olemas? Lääne-Virumaat veel ei näinud. Kas Lääne-Virumaa on ka olemas? Aga igatahes on peaaegu Eesti kaetud. Setomaalt ei paista olevat, jah. Aga Janne võtab selle esinemise või selle osa enda peale. Väga lahe. Nii et Eesti on meil suures osas kaetud, inimesi veel lisandub tasapisi. Inimesed küsin, kas seda saab järgi vaadata. Ma igatahes salvestan seda webinari ja hea meelega jagan seda teiega, kes tunnevad huvi. Nii, seni kuni hakkame, inimesi veel koguneb. Inimesi veel koguneb. Ütlen tere kõigile. Heigo, tere Heigo, kellele pole tere olnud. Tere Eliise. Eliise on kohe 2 kontoga sees, väga äge. Nii võib ka. Tartu on kohal, juured on Rakveres, Lääne-Virumaa on siis kaudselt ka kohal. Ilus. Olemegi siis selle teisipäeva õhtul kokku toonud Eestimaa erineva piirkonna inimesed, et siis koos õppida ja arendada ennast loovuse teemadel. Tere Kristel, pole ammu näinud. Okei, anname 1 minuti veel, et liituda. Taust on see, et kui koroonaaeg oli, mis on juba paar aastat möödas, siis kõik olid arvuti taga ja tegid erinevaid programme. Ja toona ka mina alustasin sellise loovuse teema väljakutsete ja webinaridega. Ja see on hea asi,
saame online'is kokku ja siis see kuidagi jäi jälle nagu taustale. Aga nüüd äratame seda jälle ellu, nii et mul on hea meel täna teiega selle maksimaalselt kuni tunnikese veeta. Nii, Pille ütleb, et tema on Harku Järvelt, juured on Pärnust. Ma räägin teile, me oleme Eestimaa ilusti ära katnud, on see siis juhuslik või oli see jube hästi planeeritud, et Eestimaa saaks kaetud, aga suures osas on ka, kusjuures tuleb öelda, et Hiiumaad ei paista veel. Kas tõesti mitte kedagi ei ole Hiiumaalt, kes on liitunud selle webinariga? Keegi ei typing, vaatame, kas on meil Hiiumaa juuri. Ja kohe luban, lähme asja kallale. Vormsit ja Ruhnut ka ei ole tõesti. No tundub, et siis oleme turunduses võib-olla, peame turunduses paremini tööd tegema, et neid piirkondi ka kõnetada. Okei, väga lahe. Kui teie olete valmis, siis olen mina ka valmis. Anna märku, kas sa oled valmis. Anna mulle märku, et sa oled valmis ja siis hakkame pihta. Nii, Kadili ütleb, et on valmis. Anu ütleb valmis. Mulle tundub, et enamus teist on valmis. Suurepärane. Okei. Ma olen nüüd ka valmis, kui ma vaatan. Väga lahe. Okei, läheme loovuse juurde ja ma panen ette ka presentatsiooni ja öelge mulle, kas te näete seda presentatsiooni. Kasutan natuke uut platvormi ja sellepärast, okei, väga hea, näete. Ühesõnaga, tänane webinar keskendub loovusele, aga ta keskendub täpsemalt siis ärilisele loovusele. Ja mida see tähendab ja kuidas see kõik kokku jookseb, sellest räägimegi täna. Ennem kui me läheme päris webinari juurde, mul on kohustus mõne sõnaga öelda, kes ma olen. Igaüks peaks teadma oma nime tagurpidi. Minu nimi tagurpidi on Irale Mmat. On nimesid, mis tagurpidiga midagi tähendavad, aga minu nimi ei tähenda otseselt midagi. Aga Elari Tamm on nimi, olen ettevõtja, olen Arkovara kinnisvarabüroo partner. Mul on hea tervitada ka siin seltskonnas olevaid Arkovara inimesi. Kui te olete siin kenasti, siis hüüdke chatis ka, kes on kohal. Hea meel, et ka oma tiimi inimesi on kohal. See on äge. Ma olen aasta õppejõud, mida see tähendab. Ma olen 7 aastat õpetanud ka ettevõtluskõrgkool Mainor ärilist loovust ja nüüd viimane aasta ma ei ole seda teinud. Ja seal üliõpilased arvasid, et ma sain oma tööga hästi hakkama. Nii, Kevin on kohal. Yes, tšau. Ja ennekõike olen isa 3 pojale ja 2 tütrele ja abikaasa. See on minu, ma ei taha öelda põhitöö, aga see on mu põhiroll või see on mu suur osa minu identiteedist. Ja Elari.blog autor, kirjutan sellest, mis meelel ja kindlasti ettevõtlusest ja ärist ja sellest, kuidas elu päriselt käib. Sa küsid muidugi selle peale, et Elari, kas sa tead, kuidas elu päriselt käib? Ma usun, et me otsime kõik seda, kuidas parimal viisil selles maailmas olla üksteisele kasulikud ja aidata üksteist nendes küsimustes, mis aitavad meid edasi. Olgu siis äris, meie usus, meie peres. Need on need, kes mina olen. Väga lahe. Aitäh selle hetke eest. Ja loovus, äriline loovus. Vaadake, 30ndatel juba kirjutas Albert Einstein oma pojale ühe kirja, kus ta kirjutab, et mu poeg, tegele nende asjadega, mis panevad justkui aja jooksma. Ja ma usun, et kui ma küsin teie käest praegu, et kas teil on esinenud sellist protsessi, mille kohta te ütlete, aeg hakkas voolama või aeg jäi seisma. Sa võid kommentaaridesse panna, kui sa oled kogenud seda, et aeg, nagu sa ei pannud tähelegi, kuidas tunnid voolasid ja sa olid millegi sees. Ingliskeelne väljend flow tekkis
selline flow ja sa olid seal sees. Ja see on midagi, mida võiks nimetada selliseks mitteaktiivseks loovprotsessiks. Seda võib juhtuda ennekõike mitte sellises aktiivses mõtlemisfaasis, vaid sellises tegutsemisfaasis, kus me oleme niivõrd süvenenud ja rõhuasetus on süvenenud millessegi. Nüüd Albert Einstein ütles, et tee seda, poeg, kui saad, tee seda. Ja ta ütles veel paremini täpsustades selles kirjas, et unistamine on tähtsam kui teadmised. Mitte täpselt sellises lauseehituses, aga unistamine on olulisem kui teadmine. See visioon, see pildi omamine sellest, kuhu sa tahad minna. Keegi ütles hiljuti, et Martin Luther King ei öelnud I have a plan, vaid ta ütles I have a dream. Ja mulle tundub, et meie pigem väga sageli näeme ennast nagu jagamas teistega I have a plan. Ma tahan ühel hetkel seda, teist ja kolmandat, aga mul ei ole unistust. Ja see unistus on kogu loovmõtlemise jaoks ja ka ärilise loovmõtlemise jaoks väga oluline. Võime unistada. See on inimesele omane. Ja seetõttu ei ole olulised ennekõike teadmised, kuidas ma ettevõtlusega pihta hakkan, mida ma teen, kuidas ma teen. Sellepärast, et ennem seda peab olema vastatud küsimus, millest sa unistad. Mäletan mõned aastad tagasi ühelt inimeselt küsisin, et ütle mulle, millest sa unistad. Ta ütles, ma ei unista millestki, ma olen realist. Unistamine on midagi, mis on olulisem kui teadmised ja see on hea platvorm sellele, kui me hakkame rääkima loovusest, kui me räägime ärist. Unistamine on hea võtta eraldi ette. Ma alustasin seda aastat täiesti 2-päevase enda jaoks sellise retriidiga, kus ma võtsin enda jaoks aega, et unistada seda aastat. Ja ma panin oma peas, võtsin nagu oma pähe, et ma tahan see aasta midagi, mida eelmine aasta ei olnud. Need mõtted, mis minu pähe tulid, ma unistasin ja mõtlesin neid mõtteid ja tegelesin sellega eraldi. Ja alles järgmine faas on see, mis puudutab teadmisi. Nii et mulle meeldib see Albert Einsteini esimene mõte unistamisest. Ja kuigi ta tegeles väga paljude erinevate asjadega ja oli tohutult andekas või tegelikult võiks teda nimetada geeniuseks. Ma ei tea, kas te teate, aga Albert Einsteini aju väidetavalt siis säilitati on tänaseni päris paljude teadlaste poolt olnud uuritud ühtepidi ja teistpidi ja ta on toonud välja erinevaid siis huvitavaid fakte selle aju kohta. See oli natuke teistsugune aju, aga sellest teine kord. Mida te näete pildil? Võite chati panna, mis on pildil? Ja ma usun, et te näete väga erinevaid asju, mis on pildil. Võib-olla keegi ütleb, vaatame kohe, mida te ütlete. Siin on mingi sõna. Lill on, keegi ütles lill, mõtlen, ma ei näe mingit lille. Keegi näeb tulpa. Okei, Janne näeb tulpa, Ribana näeb tulpi. Keegi näeb sõna tulp. Mida te veel näete? Lustakas L, ütleb Janne. Erinevaid fonte näeb keegi. Wow, kunstiliselt kujutatud sõna, disaini, päevaleht, LP-d. Wow. Kadri näeb pulti. Okei, sa lausa hakkasid sõnadega mängima. Mis tähendab seda, et selleks, et loovus hakkaks tööle, selleks on vaja esitada küsimus. Plutt Elari loogika järgi. Tagurpidi. Vaadake, loovus ei otsi õiget vastust, vaid uut perspektiivi. Tal võib olla vajadus õige vastuse järgi, aga ennekõike vajab ta perspektiivi. Okei, ma tahan näha asju teistmoodi. Ja me kõik omame sellist struktuurset mõtteviisi, et kui või aju on meil struktuurne, see tähendab, et kui keegi ei pea sulle tutvustama kahvleid ja nuge, kui need on natuke teistsugused, sa saad aru, millised need on. Ainus raskus võib olla see, kui ma palun seal maavälist olendit kirjeldada. Palun kirjelda mulle, milline näeb välja maaväline olend.
Ma olen seda harjutust üliõpilastega kümneid ja kümneid kordi teinud ja nad on joonistanud mulle küll ET-st erinevate molustikiteni ja erinevate siis selliste täppikesteni öelnud, see on. Kuidas ma tean, milline on maaväline olend, kui ma seda näinud ei ole? Inimese aju püüab projekteerida midagi, mis on vastavalt tema kogemusele ja siis panna need punktid kokku. See nagu kolmnurk punktidest koosnev ja aju soovib näha seda kui ühte tervikut. Loovus vajab perspektiivi, mitte praegu õiget vastust. Hetkel ei ole küsimus õiges vastuses, vaid uut perspektiivi. Oletame, et sa oled otsimas tööd ja sa oled olnud alati lilleseadja või sa oled olnud alati müügimees või sa oled müünud ainult teatud asju. Nüüd on sul küsimus, kas see, mis ma tegema hakkan ja see, kuidas ma tegema hakkan, on mingi konkreetne asi või mul on vaja mingit uut perspektiivi, midagi, mida ma ennem ei näinud. Ja see on ka üks hästi oluline osa loovusest. Näha asju teistmoodi. See ei ole üldse lihtne, aga see on üks siis, mida loovus meid ootab. Miks ma räägin loovusest ja miks ma räägin ärist? Need on kaks väga olulist teemat, miks loovus, Elari, miks sa räägid loovusest? Kas see on sellepärast, et sa oled loov inimene? Kas see on sellepärast, et sa oled, ma ei tea, kuidagi eriti loova ajuga ja rääkimata, miks sa siis ärist räägid? Ma täpselt ei mäleta, aga loovus on olnud midagi, mis on mind alati paelunud, eriti mis puudutab loovmõtlemist. See on midagi, mida ma olen näinud, et kui inimesed või ma ise vajan mingeid uusi lahendusi, siis mul tuleb päris kiiresti 2-3 sammu kohe, teeme seda, teeme teist, teeme kolmandat. Ma vestlen aeg-ajalt inimestega ja siis nad ütlevad, okei, Elari, kuule, sul on alati ideid. Ja ma olen mõelnud, et kas asi on minu ajus või asi on mingisuguses minu praktikas või milles on asi, et ma tõepoolest pulbitsen ideedest. Kui sa küsid, hei, Elari, mul oleks seda vaja, ma mõtlen seda, siis mul tulevad need väga loomulikult. Aga ma usun, et kui ma olen natukenegi, ma ei ole ajuteadlane ega neurovaldkonnaga kuidagi teaduslikul tasemel pädev, aga ma olen väga palju erinevat kirjandust lugenud aju kohta, aju toimimise kohta. Ja ma saan aru, et seal on võimalusi, kuidas oma loovmõtlemist ärgitada uute ideedeni jõudmiseks või ka olemasolevate küsimuste lahendamiseks. Ja see on nagu see, mida me tegelikult tahame teha. Me tahame teiega praeguses olukorras, kus me oleme, näha uusi lahendusi, võimalusi ja ma räägingi loovust sellepärast, et see on mulle midagi väga omast. Ma muidu sellest ei räägiks. Mul on sõber Helver, kes ütleb, ta ei räägi mitte kunagi millestki, mida ta ei tea. Ma loodan, et nii see on, aga enamjaolt ma olen temaga nõus. Okei, teine asi, miks ma räägin ärist sellepärast, et ettevõtlus on midagi, mida võiks nimetada initsiatiivikuseks. Kõik inimesed võiksid mõelda ettevõtlikult, et luua omale kas siis sissetulek või luua omale lausa siis ettevõte, kas siis elustiiliäri või siis kohe suurem, endast suurem. Ja äri on midagi, mida ma usun, et ettevõtlus on midagi, millele võiksid kõik inimesed mõelda. Kõik ei peaks tegema omale osaühingut. See on ka selge. Aga kõik võiks mõelda kui ettevõtjad ja ettevõtja mõtleb ennekõike sellele, et kuidas teist inimest paremini teenida. Okei, siin sa ütled, et meil lähevad natuke suusad risti. Ma pole näinud selliseid ettevõtjaid, kes väga mõtleks millelegi muule, kui mõtleks kasumile, sest inimesed ütlevad, et ettevõtluse eesmärk on kasum. Ettevõtluse esimene eesmärk on teha õiget asja ja seejärel majanduslikult, jätkusuutlikult toimetada. See on väga oluline. Mitte, et ma ütleks, et kasum ei oleks oluline. Ma räägin ettevõtlusest sellepärast, et ma olen ettevõtja ja ma usun sellesse, et inimesed võiks mõelda rohkem kui ettevõtjad. See on see point. Äri ja loovus on omavahel väga tihedalt seotud. Loovus, vaadake, kogu loovmõtlemise võime inimesele on ennekõike selleks, et teenida teisi, et aidata teisi. Zig Ziglar on öelnud, et kui sa aitad piisaval arvul inimestel saada, mida nad tahavad,
saad ise kõik, mida sina tahad. See on kogu äri alus. Ma loon midagi, mis on teistele kasulik. Ja ma saan vastu näiteks siis nimetame kompensatsiooni. Seega loovmõtlemise fookus on samuti teised. Äri fookus on ka teised. Ma tean, et liigub ringi müüt, et juudid on enesekesksed ja juudid on ahned ja juudid on sullerid. Aga kas te olete mõelnud sellele, et miks võiks olla üks juut, keskmiselt juut, palju edukam ja jõukam, kui on seda keegi teine? Ja neid müüte on absoluutselt palju. Ma saan aru, et on erinevaid kogemusi ja see on üldistav, aga see põhineb tegelikult juutide arusaamal elule ja usule. Ja selle põhimõte on see, et suurim kurjus on isekus. Mina, mulle, minule. Ja juute omab alati tänava lõpus oma auto, kedagi, kes parandab ta autot, tal on juuksur, tal on keegi. Ehk siis loogika on see, et sa aitad teisi läbi selle, et sa tarbid nende teenuseid, sa tarbid nende tooteid ja oled neile kasulik. Vaadake, nii toimib majandus. Nii toimib majandus. Me tarbime seda, mis teisel on ja maksame selle eest ja pakume ise ja saame ka vastu. Nii et kogu äri ja loovuse mõte on tegelikult üks, teenida üksteist maksimaalselt hästi. Ja huvitav, et kogu selle siis tehingu käigus jõukus kasvab. Äri ja loovus kasvatavad jõukust. Võta ära loovus, nimetame seda siis sotsialismiks, seda on proovitud ja jääb järgi vaesus, defitsiit, korruptsioon, mitte et seda muus valdkonnas ei oleks, ma moraalsele tasemele praegu tähelepanu ei pööra, aga üks on selge. Äri ja loovus on selleks, et teenida teisi, aidata teisi ja sa saad ise vastu ka kompensatsiooni. Okei, vaheküsimus, kuidas meil läheb, olete jätkuvalt veel minuga? Pane kommentaar. Jah, olen olemas, kuulan, väga hea. Super. Siis me jätkame. Ma vahepeal kontrollin, kas te olete olemas. Väga hea. Nii. Loovus vajab kaost või kivi kinga sisse. Ma usun, et teil on kõigil olemas kogemus sellest, kuidas kivi kinga sees takistab teil liikumast ja te peate peatuma. Ja mulle tundub, et kui me vaatame praegust majandusseisu, siis selles on midagi sarnast. Kivi on järsku kinga sees, sul tuleb midagi teha. Sa pead midagi tegema, sa pead, kui sa oled jäänud töötuks või su sissetulekud on langenud või sul on tekkinud mingisugune haigus või mingi muu mure, siis peab hakkama tööle loovmõtlemine. See peab nägema mingit võimalust. Ta ei pruugi näha kohe. Ta ütleb, et jama, mul on valus. Aga meie aju on üles ehitatud, on meile loodud selliselt, et meie aju hakkab tööle, eriti esiosa, hakkab tööle mingi võimaliku lahenduse otsimise poole. Kus ma leian lahenduse? Ja loovmõtlemine vajab seda kaost ja vajab kivi kinga sisse. Ei ole mitte mingit mõtet väga loovalt hakata tegutsema, aga mõtlema, kui see protsess, mida sa parasjagu teed, sa oled olnud lilleseada 5 aastat, kõik toimib, kliendid tulevad, kliendid lähevad, sa sead lilli, sa oled selles väga hea. Ei ole suurt vajadust otseseks loovaks mõtlemiseks või ütleme selliseks aktiivseks loovaks mõtlemiseks. Aga kui sa oled täna siin ja mõtled, et okei, mul oleks vaja luua mingi muutus, siis sul on olemas Carsoni sõnavara järgi tirritatsioon või midagi tirriteerib sind liikuma ja kasutama loovmõtlemist. Nii et sul on loodetavasti olemas midagi, mida võiks nimetada kaoseks ja sul on midagi, mida võiks nimetada, et sul on kivi sees, kinga sees. Loovus ja termodünaamika teine seadus on omavahel üsna hästi kooskõlas. Tuba läheb korrast ära ise ja toa korda tegemiseks on vaja tööd. Abielud lähevad katki iseenesest. Nende koos hoidmiseks tuleb teha tööd. Meie sissetulek või meie ettevõte kaob
iseenesest või ajas ja töös hoidmiseks tuleb seda seal pingutada. Iseeneslik perpetuum mobile on võimatu, ütleb termodünaamika teine seadus. Ehk siis teisisõnu, kui me räägime loovusest, siis loovus on vajalik juba sellepärast, et meie ümber kõik, mida me omame, ka laguneb. See tähendab seda, et loovmõtlemine on inimesele selleks, et ta kannaks elu edasi. Äriline loovus on selleks, et elu edasi läheks. Meil on vaja sissetulekut, et oma peresid ülal pidada, et elustiili harrastada, et olla abiks teistele inimestele, et olla väga lahke andja, selleks on meil vaja sissetulekut. See tähendab siis veel kord, et kui termodünaamika tähendab seda, et meie tuba läheb korrast ära ise, tasapisi, vaikselt, siis selle korda tegemiseks tuleb meil tööd teha. Selleks tuleb kasutada loovust. Ja selleks meil ongi loovmõtlemine. Ja nüüd selles samas webinaris või veebiseminaris ma kutsungi sind ülesse avama oma loovmõtlemist sinu ümber olevatele probleemidele ja teadvustama, et su loovmõtlemine ei ole antud su enda jaoks. Vaadake, depressioonis inimene või ärevushäires inimene suures osas ju keskendub iseendale. Ma isegi tean ju, millest ma räägin. Mõlemat olen kogenud ja tean seda, et meil tuleb enne kõike võtta fookus iseendalt ära ja teistele. Ja siis hakkab loovus tööle. Arusaadavalt ei ole see nii mustvalge, on erinevaid raskusi, erinevaid väljakutseid, mis siis takistavad meil loovmõtlemisel arenemast või toimimast. Loovusel ei ole mitte midagi tegemist täiusliku olemisega. Inimene, kes ütleb, et ta on perfektsionist, tal on väga raske näha seda loovuse iluprotsessi, vaid ta näeb ainult tulemust. Ja kui sa loovkontekstis vaatad ainult tulemust, siis suure tõenäosusega sa ei naudi protsessi. Aga me teame, et elu suures osas koosneb protsessidest ja mitte tulemustest. Läbimurded millestki on need tulemid, aga mitte oluline ei ole see, mida sa teed, keegi on ilusti öelnud, et asi ei ole mitte ootamises, vaid asi on, mida sa teed sel ajal, kui sa ootad. Loovus ei ole nõua sult täiuslikkust, vaid loovus nõuab sult tegutsemist, selles protsessis osalemist. Osale pigem protsessis, kui ole täiuslik. Seega loovus on võime ja üpriski keerukas ja konfliktis omavahel erinevate olevate komponentidega. Seda on öelnud siis Goldberg, üks vene neuroteadlane, neuropsühholoog, kes elab küll aastaid juba Ameerikas ja keda ma hea meelega järgmiseks tsiteerin ja toon ära põhilised asjad, miks sul seda vaja on. Ma küsin loomulikult, miks sul seda vaja on. Ma ärgitan täna su loovmõtlemist tegelikult suuremale kasutamisele, et sa näeksid, et su loovmõtlemine võib-olla on mõningate takistuste taga kinni ja võib-olla vaatad sa loovust natuke liiga kitsalt. See on kunstiinimestele, see on muusikutele, see on nendele inimestele, kes midagi teevad seal telekas või võib-olla sa ütled, Elari, sa oled loov ja loovus on julgetele inimestele, kes teevad mingisuguseid selliseid asju, aga ma ei ole loov. Ma ei ole mitte kuidagi sellega nõus. Loovus on sinu võime. Ja vaatame, mis on need Goldbergi 11 loovuse ajendit, mida võiks nimetada, miks loovus toimib. Ja ta ei ole nii ühetahuline. Ta ei ole ainult kunsti kontekstis. Ta on mitmetahuline ja palju keerulisem. Aga vaatame, mis see on. Olete valmis, jah? Ma jälle teen ühe vähe testi küsimuse. Olete te jätkuvalt minuga? Väga hea. Tanel on minuga. Super. Siis läheme esimese juurde. Esimene loovuse ajend on tähelepanu väärivus.
Vaadake, meil on vaja suutlikkust tõstatada ülitähtsaid probleemi ja esitada olulisi küsimusi. Meil on vaja asjasse puutuvust. Keegi ütleb, et mees, kes tööd ei tee, teeb rumalusi. See on põhjus, miks inimene peab tööd tegema 6 päeva nädalas, et ta ei teeks rumalusi. Meil on vaja panna tähele midagi, mis väärib tähelepanu. Ja andke andeks, aga kui ma mõtlen kaasaja kultuuri peale, siis kaasaja kultuur käitub kohati nagu, ja mul on omal kodus olnud teismelisi ja on jätkuvalt tulemas. See on nagu teismeline, kes teeb sellest väga ebaolulisest tohutu olulise. Nii nagu üks isa räägib, kuidas tema tütar paaniliselt hakkas nutma kaupluses. Ja isa on nii mures, ta vaatab oma tütart, küsib, mis juhtus, kullake, mis juhtus, ja ta ütleb, et mu küüs murdus ära. Ja ta küsis selle peale siira küsimusi, mida sa teed siis, kui sul juhtub midagi eriti karmi. Nii et see tähelepanu väärivus on see, mis ajendab loovust kasutama või mida loovus samamoodi vajab. Mis on tähelepanu vääriv? Millele tähelepanu pöörata? Kõigele me ei saa tähelepanu pöörata. Sul tuleb otsustada, millele sa tähelepanu pöörad. Sa ei saa kõigega tegeleda. Albert Einstein ei tegelenud elukutseliselt maastiku arhitektina. Ta ei saanud seda valida, vaid ta valis midagi, millele tähelepanu väärida. Loov mõtlemine peaks küsima, mis väärib minu tähelepanu. Ma arvan, see on esimene asi, millele sa pead praegu, kui sa teed märkmeid, küsi selline asi, tähelepanu väärivus. Mis väärib minu tähelepanu? Sinu loovmõtlemine ei saa väärida kõike. Kui me räägime ettevõtlusest, kui me räägime ärist, siis ma küsin loomulikult esimese küsimuse, milles seisneb su anne. Igal ühel on oma anne, kõigil on oma anne. Millega sa saad seda, kus peitub see tähelepanu väärivus? Okay? See on siis esimene loovuse ajend. Teine loovuse ajend on uudsus. See on millegi uue otsimine. Leida uusi lahendusi probleemidele, millega sa ei ole varem tegelenud. Uudsusega tegeleb loovus suurel määral, aga loovus ei tegele üksnes uudsusega. Meil ei ole kogu aeg uusi ideid vaja. Ma võin julgelt öelda, et kui neuroteadlane käsitleb uudsuse teemat, siis ta käsitleb ka seda sellises kontekstis, kus mõned inimesed omavad lausa uudsuse suhtes teatud nimetamise haigust või sündroomi, neil on probleem. Nad otsivad kõiges uudsust kogu aeg, mitte midagi siis olemasolevat neid ei rahulda. Ja see ei ole jätkusuutlik. Loovus ja loovmõtlemine, üks ajend ongi, sul on vaja midagi uut leida. Oletame, et sul on praegu vaja leida uus töökoht või sul on vaja leida uusi sissetulekuallikaid või sul on vaja leida uusi kliente. Siis loovuse ajendimega uudsus on midagi, mida sa siis kasutad. Otsidki uusi asju, sa sõnastad, mul on vaja uusi lahendusi. Ja need on midagi, mida sa siis sellisel juhul ka, mida sa siis silmas pead. Okay? Nii et uudsus, loovuse ajend. Kolmandaks ütleb Goldberg, et kolmas loovuse ajend on võime seostada vanu teadmisi uutega. Need on kõik, mida loovmõtlemine teeb. Loovmõtlemine ei ole siis ainult uute ideede või innovatsiooni jaoks. Ja ütleme ausalt, kui loovusega natuke rohkem süveneda, siis me näemegi seda, et väga sageli seostatakse loovust ainult uudsusega. Ainult uute ideede leidmisega, ainult siis uute või probleemide lahendamisega, aga tegelikult ei ole ta ainult seda, vaid ta on ka võime seostada vanu teadmisi uutega.
Isaac Newton tunnistas kolleegidele saadetud kirjas, et kui ma olen näinud kaugemale, siis seetõttu, et olen seisnud hiiglaste õlgadel. Meil on kõigil mingi taust. Meil on kogemused, meil on endised kolleegid, suhted, meil on mineviku seosed ja me võime neid tänasega paremini siduda. See on võime näha neid asju, mida me oleme teinud, neid asju, mida me oleme kogenud ja siduda neid uutega. See on ka üks loovuse siis töö. See on ka siis, mida loovus teeb. Neljandaks, ideede genereerimisvõime ja mentaalne paindlikkus. Suutlikkus pakkuda probleemidele mitu üksteisest erinevat lahendust on väga oluline. Mitu üksteisest erinevat lahendust. Ja tavaliselt tuleb probleemi vaagida mitme eri nurgalt. Oskus katsetada eri vormidega on oluline osa ükskõik, mida me teeme, kas siis äris või kunstis või mis iganes loomeprotsessis. Eri nurgalt vaadata neid asju. Ja see on aktiivne tegevus. Kui ma loovusest räägin, siis ma räägingi loovusest ennekõike kahes etapis. Aktiivses etapis ja passiivses etapis. Räägime praegu aktiivsest etapist, mis tähendab seda, et meie aju on maksimaalselt kaasatud loovmõtlemisse ja näiteks ideede genereerimisse või mentaalsesse paindlikkusse. Kas te olete näinud inimesi, kes pigem ei ole mentaalselt paindlikud, aga on altid ideid genereerima? See tähendab seda, et nad on kinni oma ideedest ja iga idee, mida nad välja käivad, on justkui õige idee ja ainus idee. Aga loovuse ajend või see, mida me vajame loovuse juures, on see, et meil oleks ka paindlikkus, mentaalne paindlikkus. Okei, see on kaalumist väärt, mis veel. Ja ma arvan, üks olulisemaid asju loovprotsessis on küsida, mis veel. Nii et see oli 4. loovuse ajend ja nüüd jõuame 5. ja see on visadus. Kui me loome ideid, kui me oleme äris, mis iganes, siis on visadus üks selliseid suutlikkusi probleeme lahendada püsiva pingutusega. Nimetame seda siis järjepidevuseks. Ei ole lihtne, aga järjepidevus on millegipärast loovkontekstis, ükskõik kui me vaatame aju arengut, vaatame, kuidas aju inimesel areneb ja eriti loovuse ja uudsuse kontekstis, on ajuteadlased nimetanud ära, et järjepidevus on midagi, mille tagajärjel oletame, et sa oled tegelenud 20 aastat müügiga. See tähendab seda, et 20 aastat, see ei ole mitte tühi aeg ja mida inimesed huvitav teevad, on see, et nad loobuvad sellest 20 aastast, ütlevad, seal ei olnud midagi enam huvitavat. Aga järjepidevuse peale ehitatakse 20 aastat müüki ja 21. aastal sa ehitad midagi selle peale. Sa lood selle peale midagi. Ja kuidas uudsuseni sageli jõutakse või innovatsioonini, mitte siis ainult, et ma vahetan nüüd valdkonda. Vastupidi, ajuteadlased näevad seda, et sa ei vaheta valdkonda ja siis jõuad järsku mingi originaalse mõtteni, vaid sa oled selles valdkonnas ja ühel hetkel mentaalse uitamise tagajärjel tekib sul geniaalne idee. Nii et järjepidevus on loovprotsessi väga oluline osa. Aastate pikkune kõva töö. See on midagi, mida silmas pidada. Ma olen täitsa kindel, et see ei ole üldse populaarne. Järjepidevus, eriti mis puudutab võib-olla ka tänast kultuuri, kus me räägime, et 2 kuud siin, 3 kuud seal, 4 kuud seal. Ja me imestame, miks loovmõtlemine või loovus ei taha toimida sellisel viisil, et tekib uusi ägedaid võimalusi, tekib uusi lahendusi, võib-olla nii nagu rääkisime ka
mis puudutas siis ütleme seda mentaalset, mitte mentaalset mentaalset paindlikkust, vaid võime seostada vanu teadmisi uute probleemidega, sest sul lihtsalt kogu aeg vanu teadmisi justkui polegi. Okei? Kuuendaks on loovuse ajendiks on mentaalne uitamine. See on minu enda jaoks üks väga huvitav termin, sellepärast, et see on midagi, mida võiks nimetada passiivseks siis loov tegutsemiseks või loovmõtlemiseks. On siis aktiivloovmõtlemine, kus meie aju prefrontaalne korteks siin ajus maksimaalselt on kaasatud, nii parem kui vasak, neil on mõlemal oma rollid ja segamini, seal on niisugune väike maailm meie peas, mis mõlemat pidi pidevalt toimetab, aga mentaalne uitamine on siis selline passiivsem või ta toimub siis valdavalt öeldakse unefaasis või psühhoosis lausa või ma ei tea, transis, aga tegelikult teda on nimetatud ka kui Newtoni kontekstis näiteks, et kui õun kukkus pähe või Einstein tuli mõne idee peale, oma relatiivsusteooria peale, siis need ei olnud mitte siis lihtsalt sellised loovushetked, passiivsed loovushetked, et poolunes nägi midagi, vaid see oli selle eelneva mõeldud mõtete selline uus mõte. Sa oled mingite mõtete üle mõelnud, et kuidas ma seda teen, kuidas ma klientideni jõuan, kuidas ma seda äri teen, kuidas ma neid kõnesid teen. Ja sa aktiivselt ei tegele, aga nüüd järsku ühel täiesti lambist lööb pirn põlema. Okei, ma küsin vahepeal, kas kellegi on, nimetame seda selliseks kirkaks mõtteks keset isegi mitte aktiivset mõtlemist. On keegi midagi sellist kogenud? Aktiivmõtlemine ei toimi, ma ei mõtle konkreetselt mingit lahendust, ma ei tegele loovmõtlemisega parasjagu, aga järsku hakkab selline kirgas mõte kusagilt tulema. Nii vahepeal. Ja ootamatult ilmub. Just. Passiivses seisundis, see ei ole aktiivseisundis, me võime täiesti. Väga hea, väga hea. Siis on inimeste tuttav. Uneelsusseisundis tuleb järsku mõte. Väga huvitav. Just. Väga hea puhkushetkel jalutades või jooksmas käies. Aktiivselt ei otsi lahendust, aga see selline mentaalne uitamine hakkab järsku pihta. Ja see on väga oluline loovprotsessis. Mõelge nüüd korraks, see on loomulikult ajukeemiaga seotud, mis puudutab eriti, kui me räägime jooksmisest või ka liigutamisest. Aga kui me räägime sellest, et meil on vaja neid uusi ideid või loovlahendusi ja me ei käi jooksmas või me ei tegele sellega selliste, nimetame siis füüsiliste tegevustega ja ei pööra tähelepanu sellele mentaalsele uitamisele, siis tegelikult siis jäävad need tulemata. Nii et järgneda ideedele kõikjale, kuhu nad viivad. Ja see on väga huvitav protsess. Sul on mingi idee, mis su pähe tuleb ja sa järgned talle. Ja sa vaatad ja ma ütlen, et see on üks huvitavamaid asju, mida ma soovitan nii teil kui üliõpilastel teha, on just see, et proovige neid, nimetame siis uitamisi ideid lihtsalt kirja panna. Nimetame seda ka ideede pangaks, kust olete kirja pannud neid mentaalse uitamisi ideid ja vaadanud, kuhu nad siis teid viivad. Ja kui on kogu aeg kiire, Janne ütleb, kui on kogu aeg kiire, mentaalne uitamine tegelikult vajab ikkagi sellist suhteliselt, nimetame siis mingit konkreetset rutiinset tegevust. Sest kui me räägime nüüd sellest, et te olete parasjagu ühel koosolekul, teisel koosolekul, kolmandal koosolekul, siis mentaalne uitamine kohe kindlasti ei toimi. Ja siin on oma siis ajuloogika, ütleme siis niimoodi hästi lihtsustatult, teie ajus võtavad üle teised mõtted. See on see faas, kus siis teised mõtted parasjagu tegelevad mingite muude asjaga. Aju tagumine osa on peamiselt siis tegev selles faasis. Ja Anneli, ma saan sinuga 100% nõustuda. See on just sellepärast, et kui jalutades meie aju parasjagu ei tegele teiste mõtetega, siis tekibki selline prefrontaalne korteks, mis siis on meie aju ees, ajusagara ees, ei tegele aktiivselt millegiga, vaid saabki siis, ütleme siis
nii nagu Goldberg ütleb, et saab uitada. Mulle nii meeldib see sõna uitada. Ma loodan, et sulle ka meeldib. Mõtted saavad uitada ringi, see on huvitav. Nii, nüüd 7. mentaalne keskendumine. See on vastand mentaalsele uitamisele. See on vastand mentaalsele uitamisele. See on võime süstemaatiliselt jälgida loogilist mõtteahelat. Sellepärast Goldberg ütlebki, et loovusajendid ei ole nii lihtsustatult, et kui sa võtad, et kuulge, no ma tutvustan teile ka täna, et head ideed tulevad sealt, kus halvad ideed tulevad ja see tuleb siuke random mõtetest, et teeme, see on tegelikult eelmise sajandi alguse teooria, mis ütleski, et meil on lõputu lahendus, lõputud ideed ja lõputud lahendused kõigele. Aga tänapäeva teadlased näevad seda, et loovmõtlemist tegelikult aitab rohkem keskendumine millelegi konkreetsele. Nagu ma ütlesin, me keskendume praegu peamiselt siis sellisele aktiivmõtlemisele või millegi konkreetse lahendamisele. Ja konkreetne lahendamine on sinu sissetulek. See on väga konkreetne, sul on vaja täna sissetulekut, järelikult tuleb sellele mõelda. Mentaalne keskendumine. Järgida siis loogilist mõtteahelat. Ja see on võib-olla sellise looprotsessi vähem mõistatisliku küljega, siin on niisugust müstikat vähem, aga see on väga oluline vaadata, kuidas sinu mentaalne keskendumine, mis ideele, mis see võiks aidata, kuidas võiks aidata ja sellest siis kinni hoida. Okay? Ma pisut tõstan tempot, sest ma panen tähele, et me oleme 46 minutit juba koos. Arusaadavalt, kui keegi peab ära minema, siis ta läheb ära ja nagu ma lubasin, siis see on järgi vaadata. Status quo, ründav seisund. Loovus vajab seda, et sa ei ole millegiga rahul, mis on hetkel ja sa tahad midagi siis muuta. See on siis selline loovisiku iseloomu tugevus, nimetame seda siis nii. Sa tahad midagi võtta töösse, sest sa usud, et see peab olema muudetud. See peab teistmoodi olema, ma ei ole sellega rahul. Ja see on midagi, mida siis tehakse vaatamata halvaks panust ja vaatamatu sellest, et sa ei pruugi saada tunnustamust. Nii nagu mina, kui ma seda loovuswebinari mõtlesin, siis ma mõtlesin sellele, et ükskõik millise meediaväljaande sa avad, ükskõik. Tema nagu eesmärk, kokkulepitud eesmärk on hirmu külvamine. Ja mõtlesin, mina tahaksin pigem külvata loovust. Kuidas luua midagi, millest on kasu sulle ja sinu lähedastele, neist, kellest sa hoolid. Nii et status quo, ründav seisund on samuti loovuse ajend. See on midagi, mida sa vajad, sõltumata sellest, et see ei pruugi isegi sulle, sa ei pruugi isegi väga populaarseks selle pärast saada. Nii, 9. ja 1 on veel pärast seda. Sobitumine kultuuri ja ühiskonda. Loovisik ja geenius on päris kindlasti natukene omast ajast ees. Ja ma kujutan ette, et kui ma küsin teie käest, kas siin on mõni inimene, kes tunneb, et on omast ajast ees, ma olen täiesti kindel, et te panete jah, olen. Aga nüüd selleks, et me ei teeks kõike tööd väga ette, selleks me peame tänases ühiskonnas samamoodi proovima leida, kuidas sobituda sellesse kultuuri ja ühiskonda, kuidas kõneleda selle kultuuri ja ühiskonna keeles, et nad mõistaksid seda, mis meil on anda. On see siis meie teenused või meie tooted või meie siis anded, koolitajad, treenerid, coach'id. Seega loovisik peab olema ühiskonna ees ja mitte liiga kaugele ees. Et kui sa mõtled praegu loovmõtteid, siis eesmärk ei ole see, et sa mõtled midagi, mida ei ole. Nii et näiteks üks huvitav asi, mida üliõpilased sageli tegid, oli see, et nad lõid toote, mida peab hakkama initseerima. Vaadake, kui on olemas selline asi nagu ketšup, siis mitte kellelegi ei pea ketšupit tutvustama. Sa võid mõelda huvitava pakendi, sa võid teha, ma ei tea, uue pakendi hapukoorele, mis on tüütu seal külmkapis selliselt hoida. Sa võid teha midagi, mida inimesed teavad, et on. Nii kui sa lood mingi toote või teenuse, mida inimesed ei ole varem tarbinud. Või isegi sa ütled, et polegi konkurentsi midagi sellele. See võib tähendada, et sa pead hakkama seda kultiveerima, arendama. Ja see võib olla päris raske, mis tähendabki siis seda, et võta olemasolev, midagi olemasolevat ja muuda see sobivamaks, muuda see inimesele kergesti kättesaadavamaks ja ära mine liiga ette endast.
või ütleme ajast. Nii ja viimane Goldbergi loovuse ajend on see, et soodne aeg ja keskkond. Seos loovisiku vahel ning tema sotsiaalse ja kultuurilise miljöö vahel väärib lähemat vaatlemist. Praegune aeg on väga hea soosiv aeg loovmõtlemiseks ja tegutsemiseks. Ma ei tea, võib-olla see on kellelegi pean seda ütlema, aga praegune aeg on väga hea aeg sul tegutsema hakata. Kuidas, Elari, majandus on keeruline, majanduses on raskused. Praegune aeg on väga hea ja soodne aeg ja keskkond sellepärast, et suur osa inimesi kardab. Ja on vaja kedagi, kes ei karda. Ja sel ajal, kui keegi ei karda nagu sina, julge, ettevõtlik inimene hakkad looma, siis tegelikult tulevad teised inimesed järgi. Et hetkel on hea aeg olla loov ja mõelda loovalt ja loovalt ka tegutsema. Okei, ma loodan, et need olid, ma suutsin neid teile anda piisavalt hästi. Hea meelega lähen nüüd edasi. Aga teen vaheküsimuse, olete jätkuvalt minuga. Nii, meil on hetkel üle 40 inimese, see on väga hea. Ja me oleme rääkinud ära praegu 10 loovuse ajendit, mis on ehk andnud sulle aru saama, et loovus ei ole ühetaoline, vaid tal on erinevad aspektid ja ta on oma olemuselt palju keerulisem. Sest inimese aju on oluliselt keerulisem, sest loovus ei ole ainult uued ideed, vaid ka vanade seostamine omavahel, olemasolev seostamine ja siis tuleb veel mõelda sellele, et see ei oleks liiga ajast ees. Nii et loovuse juures on siis seksikat aspekti ja siis seda vähem seksikat aspekti, mida nimetatakse tööks. Okei, loovate 4 saladust, mis tegelikult pole mingid saladused, vaid vähe kasutatud printsiibid. Esimene loovate lahendus on see, et nad ei mõtle kastist välja. Okei? Väga sageli aetakse segamini arusaam, et loov inimene on absoluutselt piirideta ja ta mõtleb kastist välja. See on üks teooria, see on üks võimalik tehnika loovuse juures, aga loov inimesed pigem ei mõtle kastist välja, vaid mõtlevad enda kastis, aga mõtlevad keskelt ääre poole. See tähendab, et nad ei liigu mitte ainult siis ütleme sellises turvalises oma tsentris, vaid liiguvad ääre poole ja otsivad seal uusi võimalusi, uusi lahendusi. Natuke nagu selline piiri peal kõndimine. Aga ütleme ausalt, inimesed, kes loovad midagi ja on nõus liikuma selle kasti äärest, või ütleme siis kasti keskelt natuke ääre poole, nad paistavad ka silma. Et kui sa täna loovusest mõtled, siis mõtle sellest, et mitte kasti ääres. Kui keskpärane on kasti ääres, siis suurepärane on siin kaugemal. Sul tuleb teha teadlik, see on natukene psühholoogiline pilt sellest või ütleme mõtteline pilt sellest, kuidas sul tuleb liikuda keskelt ääre poole. Nii et esimene asi, mida sa ei tee, ei mõtle kastist välja. Põhjus on samamoodi. Kastist välja mõtlemine üliraske. Me oleme struktuurse mõtlemisega, me mõtleme üldiselt ütleme siis loogikat pidi või siis kui sa valid mitte loogika, sa võid valida ka ükskõik mida, nagu kõik, ütleme igasugune mambo jumbo, aga loovus vajab tegelikult mingit konkreetsust, mille või kelle jaoks sa lahendust otsid. See ei ole lihtsalt selline ogar mõtteharjutus. Mida loovus veel teeb, on see, et nad on avatud ja otsivad midagi, mis isegi ei pruugi õnnestuda. Vaata, kui sa oled praegu protsessis, et ka ettevõtlust alustada, siis meil ei ole mitte kunagi aimu, kas meie ettevõtlus 100% õnnestub. Aga sa oled valmis päevhaaval tegutsema. Ja kui me räägime nüüd loovtegutsemisest ja mõtlemisest, räägime siis loovmõtlemisest, mitte tegutsemisest, loovmõtlemisest, siis see, mida sa õnnestub. See on natuke seotud sellega, et ma tahan, et mulle annaks keegi garantii, aga loovus oma loomult nii, et seda oleks sul, mis ei pruugi õnnestuda. Siis nad piiravad ennast. Ja see on seotud sellega, et keegi on öelnud, et edukad piiravad ennast. Loovus vajab samamoodi piire. Mille jaoks sa unistad? Millest sa unistad? Mida on sul vaja luua ja mille jaoks on sul vaja luua?
Ma lugesin ära need 10 loovusajendit ja need on juba piirangud, mis sind piiravad sinu loovmõtlemist. Ahah, vahepeal hakib. Mul on kahju, ta näitas ka, et mul on internet connection oli vahepeal maas. Kahju, kas praegu on parem, väga hea. Nii et piirad ennast läbi tehnikata, piirad ennast läbi aja, niikuinii me oleme aja ja ruumi mõttes piiratud, aga piiratud aitab loovmõtlemist parandada, kui sa piirad ennast. Mis veel? Nad viivitavad. Kõik teate, mis tähendab seda, et oma eksamitöö eelmisel õhtul ära teha ja mitte nädal aega varem. Nüüd keegi ei ütle seda, et see peaks olema lohaga, mitte kvaliteetsem, aga midagi on loovuse juures, loovmõtlemise juures võimsad, kui me paneme tähtaja. Siit ka teile üks olulisemaid, võib-olla siis selle veebiseminari loovmõtlemise selliseid aspekte on see, et pane tähtaeg. Pane kuupäev, milleks iganes, kliendi kohtumiseks, coaching uks, treeneriga kohtumiseks, kliendiga kohtumiseks, pane kuupäev, pinguta, pane eesmärk, pane kuupäev. Nad viivitavad, mida see tähendab? See tähendab seda, et see eelneval õhtul, kui sul järgmine päev on vaja inimeste ette astuda, siis tulevad suurepärased mõtted. See on nagu Martin Luther King, kes kirjutas oma kõne I have a dream eelmisel õhtul ringi. Punasega, kriipsutus maha. Ja seda ei oleks tulnud, kui ta ei oleks seda viimase hetke viivitust nautinud. Nii et seal viimase hetke viivituses on midagi võimast, miks asjad saavad tehtud. Nii et loovus ei ole tunne, see on võime, see on inimese oskus järelikult õpitav. Järelikult arendatav, aga siin on veel väikene mure, sest tal on pidurid ja ma käin need väga kiiresti läbi, sest meie aeg pisut surub meid taha. Järgi, surub meid taha, jah. Esimene loovuse pidur on kehv minapilt. Kui ma veedaksin sinuga 5 minutit aega ja ma küsiksin sinult, räägi mulle iseendast, siis see kehv minapilt, see puudutab sinu sotsiaalset tausta. Kuidas sa kirjeldad iseennast? Ja see on üks oluline asi, kui sa tahad loovmõtlemist arendada, sa pead küsima, milline on minapilt, kuidas ma räägin iseendast. Ma olen selline. Kehv minapilt võib takistada sul loovmõtlemist arendada. See võib olla suur probleem. Ja kui see on ainult lihtsalt kehv minapilt, siis läbi abi on see täiesti lahendatav. Hirm teha vigu ja ebaõnnestuda. Ma ei tea inimesi, kellel ei oleks hirm teha vigu ja ebaõnnestuda. Aga hirm teha vigu ja ebaõnnestuda on ka takistus loovlahenduste leidmiseks. Sa pead nägema, et need kaks ei käi omavahel kooskõlas. Hirm teha vigu ja ebaõnnestuda tähendab seda, et sa ei ole nõus ka õnnestuma, sest ainus viis õnnestuda on ebaõnnestuda. Ebaõnnestumine on õnnestumise astmelaud. Ebaõnnestumine on õnnestumise astmelaud. Sa ebaõnnestud, kuni sa õnnestud. Meil on hirm kriitikat saada. Kriitika on nii hirmus asi, et inimesed pigem lähevad peitu. Nad ei tule inimeste ette, nad ei räägi, mis neil öelda on, nad ei tee müügimehed, ei tee kõnesid, müügimehed ei otsi uusi kliente, nad ei taha saada kriitikat. Siis sa ütled, ma tahan saada konstruktiivset kriitikat. Teeme tööd nende inimestega, kellest me hoolime ja kes hoolivad meist. Leia oma kliendid. Otsi oma kliente, treeni neid, panusta nendesse. Leia need inimesed, kes tahavad kuulda seda, mis sul öelda on. Ja nende kriitika on hea, sest nemad tahavad sinuga tööd teha. Ja siis on neid inimesi, kes just üldse ei hooli. Ja mis nendega ikka teha? Nii et see kriitika hirm võiks olla lahendatud sellega, et sa keskendud nendele inimestele, kellega sa tahad tööd teha ja kes tahavad sinuga tööd teha. Okay? Hirm kaotada oma reputatsioon, see on päris arusaadav, meil on kõigil oma reputatsioon, me tahame näidata ennast teatud viisil, meil on mingi sotsiaalmeedia image, meil on mingi kuvand ja sellepärast me siis ei tegutse loovalt või ei mõtle loovalt. Jälle päris asi tuleb küsida, milline ma olla tahan, kes on see autentne mina. Ja ma julgustan teid täna, eriti täna,
kus me näeme Instagramist suure osa fake elusid olema autentsed. See on nii oluline, me kõik naudime seda autentset keskkonda, kus inimesed on järsku nemad ise. Mis ei tähenda seda, et me kõike näha tahame, mis inimeste eludes toimub, sest inimene peaks seda jagama siiski ka valitult, aga sellest me teinekord. Ja viimane, hirm kaotada raha. Need on sellised asjad, mis võtavad ära loovuse võimaluse või loovmõtlemise võimaluse ja sa peaksid nendele tähelepanu pöörama. Kas need on need asjad, mis takistavad ka sinul täna teha äriliselt paremaid otsuseid, leida seda klienti. Kui sa mõtled täna kas alustada äriga või jätkata äriga, siis mis sind piirab? Mis teeb sul, mis võtab takistuse võtta selle kliendiga ühendust või olla iga päev pidev? Need on need asjad arvatavasti, mis takistavad ka sinu suuremat sissetulekut ja sinu arengut. Ja nii. Okei, ma jätan mõned oma slaidid vahele ja jõuan siia. Okei, mis on vaja teha, on see, et on vaja kasvada suureks ja näha, mis on oluline. Seda loovus nõuab. Grow up ja vaata, mis on oluline. Ja kui sa küsid, millal on õige tuju, siis õige tuju on praegu. Praegu on õige tuju tegutseda selle, mis on sinu südamesse pandud, see, mis on su mõttes ja see, mida sa parasjagu teed. Ja kui see on sissetuleku tagamine või sissetuleku ehitamine, siis tee seda. Ei ole midagi olulisemat kui see, et sul on hoolitsed nende eest, kes on sinu hoole all. Kui sa oled praegu üksi, siis loo endale hea töödistsipliin. Loo omale hea kliendibaas. Hoolitse oma perekonnast. Vaata, et arved on makstud. Ja vaata, et sul oleks hea tagavara. See on midagi, mida loovus võimaldab meil teha. Nii et võtan kokku mõned asjad, mis ma siia lõppu tahtsin öelda. Sa ei loo hitti kõigile, sest midagi pole kõigile. Keskendu nendele inimestele, kes sinust hoolivad ja kellest sina hoolid. Sa oled pidevalt trennis. Ka siis, kui sa ei ole trennis, sa oled mentaalses trennis. Ole valmis looma mahtu. Game over? Nope, never. Kõik väsivad. Küsimus, kuidas sa virgud. Pühendu protsessile. Pühendu sellele, et kriitika meenutab tulemust, mitte protsessi. Kui keegi kritiseerib sind, siis see on tulemuse kohta, mitte kritiseerivad, mitte protsessi kohta. Ja viimane asi, 9% vihast on lihtsalt kadedus, mõttetu kadedus. Okei, mul on teile kõigile küsimus, mida ma loodan, et te olete valmis vastama, mitte ka siin, aga te olete valmis oma notebookis või kuskil vastama, on see, et milles sa hoolid piisavalt, et alustada või jätkata. Pane see kirja, pane see endale kirja, millest ma hoolin piisavalt, et alustada ja jätkata või jätkata. Mis on need olulised asjad minu jaoks? Me nimetame Arko Varast seda suureks miksiks. Mis on see suur miks ma teen seda, mida ma teen? Igal ühel peab olema see, millest sa hoolid. Ja sul on see. Sest see aitab sul loovmõtlemisel tegutseda. On need inimesed, ma hoolin oma perest, ma hoolin nendest, ma hoolin oma kogukonnast, ma hoolin sellest. Ma tahan seda alustada või jätkata. See on väga-väga olulised. Nii. Mul on teile üks väike viktoriini küsimus. Henry Ford ütles nimelt seda, et kõik autod võivad olla ükskõik mis värvi tahes, aga peaasi, et nad on mustad. Miks ta nii ütles? Kes teab, miks ta ütles nii, et autod võivad olla ükskõik mis värvi tahes, aga peaasi, et nad mustad on. Huvitaks keegi teab seda, et nad sõidavad, ei seisa. Nope. Miks kõik Ford T-d olid mustad? Siis saab pesta. Nope. Mõelge, me räägime praegu ärilisest loovusest. Mees, kes leiutas sisuliselt auto, annab ruumikujutlusvõimalus. Päris head, väga head vastused. Siis saab üle värvida. Suurepärased vastused. Aga põhiline vastus on see, et must värv kuivas 4 tundi kiiremini kui kõik teised värvid. Vaadake, seda saab nimetada äriliseks loovuseks. Kuidas ma teenindan oma klienti paremini? Kuidas ma aitan oma kliendil paremaid tulemusi saavutada?
See nõuab sinult ärilist loovust. Kuidas ma olen rohkem oma klientidele olemas? Kuidas ma saan teid rohkem teenida ja teid rohkem aidata? Mida teil vaja on, mida ma praegu ei kõneta? Nii et otsid suuremat inspiratsiooni, suuremat loovust. Siis, mida rohkem ideid toodad, seda loovamaks sa saad. Okei? Kirjutas endale kuskile üles. Mida rohkem ma ideid toodan, aktiivseid ideid, mida rohkem ma mentaalselt uitan, seda loovamaks ma muutun. Aga sa pead mõtlema ka nende loovuse pidurite, mis võivad võtta ära sinult. Sinu. Jep. Emilia mõtles õigesti. Mul on üks palve sulle, osad on läinud, siin üleval on liitu Ärilise Loovuse Akadeemiaga ja see on tegelikult lihtsalt minu Instagrami lehekülg. Ja ma luban teile midagi, et ma annan teile ärilise loovuse siis vihjeid ja mõtteid seal kanalil jooksvalt edasi. Nii et kui te tahate olla Ärilise Loovuse Akadeemiaga kursis, mis sellega toimub ja võib-olla inspireerida teid, kes mida tahab töö klientidega, töö siis, ma ei tea, mingi content'iga, siis julgelt mine täna sinna, liitu seal üleval, juba 16 inimest on seda teinud, väga hea, 17 ja me saame omavahel olla kontaktis. Nüüd lisaks, kui sul on küsimusi või otsid ärilise loovuse treenerit, siis saada mulle direct message, et hei Elari, ma tahaksin sind oma treeneriks, siis räägime selle läbi või sa tahad mingi küsimusi küsida, võib-olla arutada midagi. Ühesõnaga saada mulle email või direct message sealt samast ja ma olen hea meelega sinu jaoks olemas. Ja viimaks, aitäh, et hoolid. No millest ma tänan sind, miks sa hoolid, miks ma tänan, et sa hoolid? Esiteks ma tänan sind selle eest, et sa tulid. Siin ei ole masse ja eesmärk ei ole masse, vaid eesmärk on leida üles need inimesed, kes hoolivad kogukonnast, hoolivad teistest inimestest ja hoolivad sellest, et nende loovmõtlemine toimiks, sest loovmõtlemine, mäletate, oli teiste jaoks. Nendest inimest, kellest sa hoolid. Ja mulle eriti meeldib veel, kui sa oled ettevõtja, siis sa lood mingit väärtust veel lisaks. See ei tähenda, et sa pead olema mingi äriinimene, aga sa lood mingit väärtust teiste inimeste jaoks ja kasutad selleks loovust ja ärilist loovust. Need on suurepärased asjad. Nii et kui need on midagi, mis sind kõnetasid, mine liitu Ärilise Loovuse Akadeemiaga ja elari.blog on jätkuvalt üleval, võite lugeda sealt muid minu mõtteid, mis mul on teile anda ja ma tõmbaks tänase joone alla, nii et ma tänan teid kõiki, et liitusite ja võtsite aega ja soovin teile kõigile aktiivset ja passiivset loovat uitamist. Nii et aitäh. Aitäh kõigile teile. Nii, super, aitäh tagasiside eest ka. Väga lahe. Suur aitäh tagasiside eest. Väga hindan seda. Aitäh. Pille saab. Küsi mu käest eraldi. Väga hea. Aitäh, hea Anne. Palju oli veel jagada, aga jätame siis järgmiseks korraks. Järgmiseks seminariks, järgmiseks korraks. Aitäh, Heigo. Ja, salvestus on järelvaadatav. Ja, kindlasti saadan salvestusega. Nii.